Tere, mina olen Kristoffer ja mina Liisa-Maria. ja tere tulemast QTV poolaasta erisaatesse. Siin teeme tagasivaate, mis koolis toimus eelmisel poolaastal. Oktoobrikuu esimesel nädalal toimus 12. klassi õpilase Kertu Jõgi praktilise töö raames filminädal. Vaatame, mis tegevused seal toimusid. Siis see olenevad jällegi sellest. 5.–8. oktoobrini leidis aset kooli filminädal, mis oli 12. D-klassi õpilase Kertu Jõgi praktiline töö. Filminädal raames said huvilised A-korpuse teise korruse stendidel tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindade ning Ameerika Ühendriikide filmi- ja teleauhindade gala tulemustega. Filminädala lõpuks külastas kooli Vanemuise näitleja Reimo Saga, kelle käest said meediamooduli õpilased kuulda tema töö ja mitmete hobide kohta. 5. oktoobril tähistati ka sel aastal õpetajate päeva, mille käigus said abituriendid proovida päevaks pedagoogi elu. 5. oktoobril vahetasid 12. klasside õpilased ja õpetajad omavahel kohad. Õpetajate jaoks sai päev alguse aktusega, kus esinesid meie enda kooli õpilased Grete Kaio, Jaan-Joakim Sööt ja Sille Kuper-Jaarov, meie enda õpetajatele kirjutatud lauluga. Kõne pidasid Seidi Talv ja Merike Kaste ning esines ansambel Jäääär laulja Jaan Sööt. Seejärel suundasid abituriendid tunde andma ja õpetajad said võimaluse nautida õpetajate päeva. Oktoobrikuu keskel osalesid meie kooli õpilased meie kooli Petersoni jooksul. Vaatame, kuidas see neil õnnestus. 23. 30. septembrini tähistati nii Eestis kui ka kõikjal Euroopas spordinädalat. Meie kool korraldas traditsioonilise Petersoni jooksu ning 10. klasside arvestusest tulid esimeseks G-klassi õpilased. 11. ja 12. klassi õpilased joonistasid Petersoni kuju liikudes üle terve Eesti. 11. klasside arvestusest tulid esimeseks F-klass ja 12. arvestusest tulid esimeseks E-klassi õpilased. – 21. ja 22. oktoobril läks meie koolist eetrisse Tartu Haridusfestival 2020. Seal jagasid muljeid erinevate koolide õpetajad, direktorid ja haridusspetsialistid. 21. oktoobril startis meie kooli stuudiost Haridusfestival, kus jagasid Tartu õpetajad, õpilased ja külalislektorid avalikkusega oma teadmisi ja oskusi. Meie kooli meedia- ja filmimooduli õpilased vastutasid tehnilise poole eest. Samuti astusid saates välja meie direktriss Merike Kaste ja õpetajad Alo Kivilo ja Anna-Liisa Blaubrück. Meie kool on tuntud enda mitmete auhindade ja saavutuste poolest ning detsembrist oleme taas ühe võrra rikkamad. Hea kooli ekspert on tiitel, mis tunnustab õppijat toetavate põhimõtete ja teadlikest väärtusvalikutest lähtuva koolikeskkonna arendamise ning kogu koolipere hoidmise eest. Petersoni koolipere pälvis tiitli juba teist korda ning teisi samaväärseid koole meie seas ei leidugi. Novembris jäime kooliperega 8 nädalaks isolatsiooni. Sellel teisel nädalal algas õpilasesinduse projekt Minu silmad paneb särama. Minu silmad paneb särama. Moto. Minu silmad paneb särama. Motivatsioonivideod olid meie koolis hoogsalt koolinädalaid rõõmustanud projekt. Tegu on projektiga, mis õpilasesinduse algatusel isolatsioonipäevade kirgastamiseks käima lükati. Head inimesed, minu ümber minu inimesed. Videos räägivad õpetajad enda motivatsiooni ja rõõmuallikatest, andes õpilastele teadmisi asjadest, millest klassiruumis ehk aega rääkida ei ole. Aitäh, et vaatasite, kõike head. Kooliaasta algusest on meie majas kestnud tunde segav müra. Mis selle tekitas ja kaua see kesta võib, uurisime meie haldusjuhilt Aleksei Pauksonilt. Tere! Kõigepealt uuriksime, et kes üldse on Petersoni koolis haldusjuht ja mida sihukene elukutse endast kujutab? Elukutse. See ei ole elukutse, see on amet. Ja see tähendab seda, et
igas suuremat sorti ettevõtmises, hoones või organisatsioonis või peaks olema tagala. Ja tagalas peab olema kõik korras, et eesliin saaks edukalt minna edasi. Vaat see on põhimõtteliselt haldusjuhi ameti selline lühikene iseloomustus. Aga mida haldusjuht distantsõppe näiteks teeb, mis on sinu tööülesanded kodus viibides kooliperega? No esiteks ma olen ka õpetaja, nii et ma teen samu asju, mis teeb tavaline õpetaja, olles distantsõppel. Aga distantsõppel haldusjuht on koolis ja suhtleb ehitajaga, suhtleb linnavalitsusega, püüab ka nendelt hoida distantsi, mitte nii väga üle 2 meetri. Sest pidevalt on vaja sekkuda ehitusprotsessi, kogu aeg tuleb ette ekstsesse, näiteks täna selgus, et meie keldris on vesi. Vesi on nii lähedal, et põrandat ei saa valada. Esmaspäev kell 1 on erakorraline koosolek linnavalitsuse esindajatega, et välja mõelda, mis nüüd edasi saab. See keldri põranda ehitus, üldse kogu keldri ehitus läheb üle aja. Aga kui sa juba keldrist rääkisid, siis mihuke see seisust üldse hetkel on ja kuna see valmis oletatavalt saab, kui üle aja läheb, et kui suur see pikendus on? Just saatsin õpetajatele fotod. Siin on fotod siis, mis keldris toimub praegu. Et ega siin midagi eriti ei ole. Järjest kaebume sügavamale, teeme uksi tehakse fundamendiblokkide sisse lausa, lihvitakse, puuritakse ja siis lõhutakse veel suruva vaamritega neid välja. Ja see tekitab müra ebamugavust, õpetajad on pahased ja õigustatult, aga see kõik on parema homse nimel. Aga kust üldse leiti kooli eelarves, mis on alati natuke kitsas ja piiritletud, eelarves sihukest remonti teha ja kas on ka plaanis lähitulevikus veel miskit klassiruumides või üleüldises koolimajas remondiga parandada või muuta? No tegelikult oleme me läinud aasta-aastalt järjest kõik klassid äragi teinud. Iga aasta oleme teinud 5-7 klassi ja see ongi meie rahaline võimekus remondi osas. Umbes selline ta ongi. Mitte üle 10 klassi, 5-10 maksimaalselt olen jällegi, mis me seal soovime näha. Sinna sisse on arvestatud ka loomulikult, kui klassi oleme teinud, siis ka täistehnika, täistehnilised lahendused. Nii et õpetaja läheb sisse, enam midagi juurde pole vaja, kõik on olemas tahvlid, projektorid ja nii edasi. Nii, aga mis puudutab nüüd selliseid mahukaid ettevõtmisi nagu kelder, siis tegelikult on see linna investeering. Kool sinna raha ei pane, no natukene kool aitab oma rahaga, meil on praegu kuskil 5-6 tuhande juures veel remondifondi raha ja me tellime samalt ehitajalt keldris veel lisatöid, mida linn ei olnud ette näinud. Nii et sinna me selle raha sel aastal ära peidamegi. Mis puudutab nüüd keldri maksumust, siis algselt oli ta planeeritud 300 000, siis leidis linn juurde veel umbes 100 000, 400 000 ja siis võeti täiskelder, algul oli pool keldrit mõeldud teha, suurem pool. Aga mis nüüd saab selle vee peale tungiga all, tuleb hakata ehitama põrandaaluseid drenaažõusi. See esiteks lükkab ehituse edasi tõenäoliselt kuuks, kindlasti kuuks. Projekt oli 5 kuuga ära teha. Ja teiseks peab linn leidma raha juurde. Vastasel juhul tuleb ehitus lihtsalt seisma panna, loota, et kelder täitub veega, siis saame basseinina kasutada. Selge, aitäh teile! Täname vaatamast meie poolaasta erisaadet. Tšau! Nii, Nõmme tee.